Igapäevaselt kasutame internetti ning selle puudumisel oleme nagu kanapeata. Eriti oluliseks on muutunud meie jaoks mobiilside. See aitab meile jõuda soovitud kohta ning mitte ära kaduda. Aitab teostada makseid ja muid finantstehinguid. Lahutab meie meelt siis, kui meil on igav. See kõik on võimalik tänu välja ehitatud sidetaristule, mis vahepeal ka rikneb. Viimane suurim sidekatkestus toimus oktoobris Lõuna-Eestis, mille põhjustas tugev torm. See Võru näide on jah üks suuremaid. Seal oli põhjuseks elektritoite kadumine, mis ongi ka üks kõige levinum põhjus. Mina olen Margus Lehtpuu, olen raadioside insener. Mind hakkas huvitama sidetaristu parandamise protsess. Eriti see, kuidas inimesed töötavad kõrgete mastide otsas. Kus korstna otsas on siis mobiiliantennid ja all konteineris on tugijaam. Siin jagab juba tugijaam klientidele siis mobiilisignaali. Juhtimiskeskustes on suured ekraanid, kuhu jooksvad kõik alarmid kokku. Nemad näevad esialgse nagu alarmi info ära. Edasi ta võib anda selle info juba administraatorile, kes haldussüsteemi kaudu näeb juba täpsemalt. Ta võib saada selguse või info, et on vaja koha peale minna. Selleks on siis ettevõttel juba alltöövõtjad, näiteks meie firma näol, kes siis võivad juba objektile välja sõita. Side kadumisel tuleb sidetehnik kõigepealt konteineri juurde, kus ta peab üle vaatama, et kas seadmed on üldse töös või siis mitte. Reeglina on alginfo juba olemas, milline seade võib katki olla ja võib juba tagavarosa ka kaasas olla. Põhjus on, et juhtub sideseadmete endiga midagi, ütleb üles, läheb rikki või siis tekib rikke side kaablites. Vahel selgub, et konteineris olevad seadmed on korras ning on vaja minna ülesse masti. Mastis on kas raadiomoodul katki või siis kaabel on parasjagu vett saanud. Vaatame, mis seal üleval on. Nii, ronimistraksid selga. Okei, päris kiiresti läks peale. Siia külge tulevad siis veel turvaköied. Nendega saab ennast masti või muude konstruktsioonide külge töö ajal kinnitada. Panen 2 ja teinekord oma masti vastas küljele ronida, et siis ühe paned ronimise ajaks kinni ja jõuad teisele poole paned uuesti kinni, sest et ronimise ajal ei tohi kunagi olla ühtegi momenti, et sa oled päris lahti. Ma arvan, et ei karda, jah. Esimesed korrad oli natuke kõhe, et see tunne, kas ma ikka olen kinni masti küljes. Kas ma võin käed või jalad lahti lasta. Turvavarustuses on jah kiiver, siis on traksid, üle keha käivad traksid ja siis on see mastirullik, mis käib siia keskele trakside külge ja ta jookseb mastiredeli keskel rennis. Ja põhimõtteliselt ma olen kogu aeg selle redeli küljes kinni, kui ma ronin. Sidetehnik jõudes üles, vaatab üle, kas kaablid on korras ja kas siis raadiomoodulid on siis korras. Vaadata, et kaablid ei ole väliselt vigastatud. Ta on korralikult kinnitatud ja vigastusi ei paista. Seal võib veel minna algul tühjalt üles ja visuaalselt vaadata, kas võib mingi toite probleem olla. Raadiomoodulit vaja ju lahti teha, avada kaablit küljest võib-olla korraks lahti, tagasi kinni jälle. Või siis ütleme need mastituled, need peavad ka korras olema. Seal võib olla ka, kas põleb pirn läbi, tuleb pirni vahetada või siis see hämara andur, mis õhtul tuled sisse lülitab ja hommikul valge selle välja lülitab. Et oleme umbes 60 meetrit maast. Ilm on hea. Kui juba poole masti peal oled või päris üleval, siis kipud ikka sinna kaugustesse ka vaatama. Et mis maakera kumeruse taga paistab või
suur looduse fotograaf ei ole, aga teinekord on ikka põnev. Mingi tuttava asula juures masti otsas vaatad, et seda linna või asulat ülevalt alla, hoopis teise nurga alt. Asjade interneti arenguga muutub sideühenduse kindluse kvaliteet ainult olulisemaks. Elu tähtsates võrkudes nagu elekter, vesi ja side töötavad tuhanded inimesed nagu Margus, kelle töö on äärmiselt oluline, kuid tavainimesele nähtamatu, kuid tema puudumisel kõigile tuntav.